tere, täna ma räägin teile ühe loo sellest, kuidas tekkis Auro. Algatuseks ma tahan tänada teid 300 tellija eest. Ma jäin küll natuke hiljaks, aga ma ei tea, suva see, tänada võib ikka ju. Nüüd ma räägin teile natukene Aurast. Ta on luminonümfkakadu ja ta üldiselt peaks olema emane. Ma ei ole täiesti kindel, sulgede järgi peaks nägema, aga ta ei ole täiesti vist ära arenenud veel nagu sulgede poolest. Ta on väga sõbralik ja ta oskab ka rääkida. Ma mängin teile paar klippi sellest, mida ta oskab üldse öelda. Ma üritasin kõik, et Auro neid õigeid hääli video peal teeks. Nautige neid linnu häälitsusi. Auro, tule siia. Ära võta. Ta oskab veel öelda, tule siia, sellest, et kui ma teda kutsun või midagi, et ta mulle näppe peale tuleks või lendaks, siis ta nagu vahepeal lihtsalt kopeerib mind, kuna noh, ma ei tea, lindudele meeldib seda teha lihtsalt. Ja ta veel oskab öelda, tšau Aura. Noh, sellest ka veel, et kui ma lähen või tulen koju, kui ma lähen kodust või tulen koju, siis ma ütlen alati tšau Aura. Nüüd ma räägin teile siis sellest, kuidas ma Auro üldse sain. Oli üks suvine päev ja ma mõtlesin lindude, ma ei tea, niisama papagoide peale ja kui lahedad nad on. Ja ma vaatasin paari videot neist ja lihtsalt nad tundusid väga-väga lahedad. Ma hakkasin vaikselt endale ka tahtma ühte juba ja ma läksin okidokisse lihtsalt arvutis ja vaatasin ringi natukene. Leidsin siis kuulutuse luminonümf 50 €. Rääkisin emale sellest ja ta oli nõus sellega. Ema helistas siis müüjale ja leppis temaga ajad kokku ja nii edasi. Noh, vene keeles kõik, sest et see müüja oli venelane. Mingi 10 minuti pärast helistas müüja siis mu emale ja kurtis, et ta on natuke peksa saanud. Kuulge, vabandust, et kui te siia tulete, et ärge siis ehmatage, et ma olen siin natuke peksa saanud, et kui te tulete, ärge jäämuge, et jah. See oli üks kõige naljakamaid asju üldse lihtsalt, mis mul on perega juhtunud, noh. Me pidime Aurole järgi minema Koprisse, noh, Tallinnas siis, teisel pool Tallinna, ütleme siis, kui arvestada sellega, kus ma praegu elan. Ja me pidime sinna minema ratastega, on ju, kell 10 õhtul. Ma tassisin Aurot siis seljakotis ühe väikse puuriga ja me saime väga ilusti hakkama. Nüüd ma rääkisin on ju teile, kuidas ma sain Aura, aga nüüd ma räägin teile sellest, kuidas tekkis Auro, ehk siis mu kanal. Põhimõtteliselt oli Paukipiini mul külas ja me tahtsime editida midagi naljakat. Proovisime teha klounimist, noh. Mõte oli siis see, et kaks mind vaidlevad omavahel, et kummal on parem lind. Video pealkirjaks siis tuli lõpuks Aura versus Auro ja siis Auro põhiliselt sellepärast, et ma ei tahtnud panna Aura versus Aura, sest et siis oleks nagu täpselt samad, aga nagu ma tahtsin mingit erinevust nendel nimedel. Ma uploadisin selle YouTube'i, aga noh, praegu on see nüüd private'il, kuna
muidu oleks see face reveal, teisel kanalil Jules, noh jah, see on seal uploaditud, aga see on unlisted minu arust. Mingi paar kuud hiljem ma ostsin endale selle mikrofoni, mida te ka praegu kuulete siis, ja mõtlesin teha häälega siis videosid. Eestis siis veel ei olnud Storytime YouTuberid, nii et ma hakkasin siis lihtsalt ise neid tegema. Mul oli head nimed vaja ja siis nii et mul tuli nagu meelde selle video pealkiri Auro versus Auro. Ma arvasin, et see on nagu hea nimi nagu Auro panna, sest et nagu see on lühike ja lihtne ja ma ei tea, normaalne. Noh, ka tänu Aurale siis on mu kanali karakter on lind, nümfkakadu siis. Auro mu kanali karakter siis on ka punkar, sest et ma ise olen praegu punkbändis, noh ma mängin seal basskitarri. Tänase looga ma õppisin siis seda, et kui sul on kakadu, siis punk me võtame Google'ist. Kui teil meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, siis ei meeldinud. Ja head aega, minu sõpsikud sõbrad. Ma ajan selle alati sassi.